kuidagi kuulen sind ja kuulan kõrvalt nagu meie vestlust ja neid teemasid, siis täiega tunnen, et ma tahan, ma teengi seda, ma skipin mõned olulised küsimused, milleni me tuleme pärast tagasi, kui see aeg on veel olemas, aga ma tahaks täiega minna sellesse põhiteemasse sisse. Aga tullagi väikse nagu selles mõttes ikkagi ütleme eeletappidega enne, kui me jõuame päris menopausi teemani, et mis see on ja kuidas seda käsitletakse ja missugused on need suurimad müüdid ja hinnangud ja kõik oletused ja kuidas see tegelikult on, siis tegelikult sellele eeneb ikkagi ju noorukiga ja kogu see, mulle just meeldis, et sa rõhutasid ka siin tegelikult ja sa rõhutasid ka meie omavahel vestluses seda, et see on loomulik kulg naise elus, varem või hiljem ma ütlen me praegu, mitte ma ennast nüüd mehena silmas pean, aga me jõuame sinna, naisena. Varem hiljem see juhtub, kellel rutem, kellel hiljem. No kõigil juhtub. Kõigil juhtub, et ta on nagu midagi, mida ei saa, täna veel tundub, et ei saa vist nagu vältida. Ja ma ei tea, kas on olemas naisi, kellel seda ei juhtu. Ei ole. Ja küsimusega, kas on vaja. Ja kas on vaja, et aga selle eeneb etappe ja üks neist on puberteet, nii-öelda teismelise iga, mis ka kestab, eks ole, ikkagi üsnagi pikki aastaid ja mulle meeldib, kuidas kunagi sõpradega arutasin, siis tegelikult ütleme, et olles täna isa ja nähes neid, mul on noorem vend, eks ole, 2 tükki, tegelikult isegi üks on 14 ja on see 18 ja üldse mitte kuidagi halvustavalt, aga vahel kuulad, siis mõtled, et nad tunduvad, räägivad, nad on nagu juba täiskasvanud mehed, vaata. Jutt on selline, et ta on nagu, kurat, tulen teenene ja siis vaata kõrva mõtled, et aga kas ma olin samasugune huvitav, et nagu kohati nagu piinlik kuulata, teistpidi nagu kihvt nagu vaadata, kuidas see mina pilt on hoopis teine selles noores eas, kus tegelikult need hormoonid möllavad, nii mehe kui naiseline, ja alles hiljem vanemas eas saad aru sellest, et mida mulle vanemate poolt nagu üritati tol hetkel samas rääkida. Ja siis ei mõistad neina. Täna nagu mõistad, sest seda kogemust on rohkem, eks ole, sul ei ole seda möllamist nii palju hormonaalselt, emotsionaalselt. Ja ma tahangi tulla selle puberti idea juurde, et tegelikult ju hakkab esimene selline hormonaalne möll pihta sealt. Nooremas eas siis taga sellist asja ei ole. Et me just... selline, kui nüüd vaadata sellele nagu selliselt natukene nagu suure pildina peale, eks ole, siis see on see moment, puberteedi iga, ja see ei ole nagu moment, see on lihtsalt periood, kus toimub siis, see, kus toimubki selline sisuline polariseerumine. Poistest saavad poisid või mehed ja tüdrukutest saavad naised vaikselt. Ja selles mõttes tüdrukute puhul ongi tegelikult see üks päev, eks ole, kui tal algab menstruatsioon peale, mis tähendab seda, et temas aktiveeruvad siis need naissuguhormoonid, poistes aktiveeruvad meessuguhormoonid ja see põhjustab sellist teatud mõttes üleminekuperioodi, mis ongi, puberteet on samamoodi üleminekuperiood, kus tänu sellisele ümberkujunemisele, mis on nagu kogu keha ülene, kõikide kehasüsteemide ülene, on siis see emotsionaalne osa see, mis kuidas siis öelda, paistab välja. Et ja kehal tuleb kohaneda ja seetõttu hakkab toimuma nagu mingisugune reaktsioonilisus, sellepärast, et veel ei ole neid ühendusi, keha veel täpselt ei tea, kuidas need asjad nagu toimuvad, eks ole, et siis ehitatakse üles, me teame, et ehitatakse üles sellist nagu suguküpset inimest, eks ole, aga see protsess on nii energiarohke kui ka emotsioonide rohke ja emotsioonid ongi nagu energia, kui mõelda seda energy in motion, eks ju. Ja mis tegelikult toimub, kui sa kirjeldasid praegu vendasid või venda, minu poeg on 14, eks ju. Mul on 2 täiskasvanud last, kelle puhul ma olen ka seda näinud, kuigi mitte nii teadlikuna, kui ma praegu jälgin. Ja mul on õnnestunud ka näha pealt veel ühe lähisugulase sellist väga, väga intensiivset puberteedi iga, kus ma väga
värvikalt sain näha seda, kui targalt tema ema suutis hoida ruumi armastusega, kui mitte keegi enam ei suutnud. Sest et need, nagu kuidas öelda siis, terve mõistusega mitte tasakaalus olevad teod, mis sealt nagu selle nii-öelda naiseks saamise protsessis või siis poiste puhul, siis poiseks saamise protsessis nagu esile tulevad, need võivad olla nagu lihtsalt nii äärmuslikud, et seda ei saa nagu intellekti tasandil ühel hetkel mõista. Vaid selleks peab olema sedasama südame energiat, seda tundlikkust, seda kaastundlikkust, et seda tunnetuslikku poolt rohkem, et mõista seda ja tegelikult üks väga, väga oluline, kui sa näiteks selle vennaga mõtled, eks ole, temaga suhetes, kindlasti sa vaatad seda võib-olla sellise väikese hinnanguga, et kuidas nii on üldse võimalik mõelda või kuidas nii on üldse võimalik olla, aga tema vajab tegelikult sellel hetkel hästi palju sellist ruumi hoidmist ja toetust. Nii nagu tegelikult, vaata, kui me praegu vaatleme, et puberteet on see moment, kus siis üks noor inimene muutub fertiilseks, eks ole, siis see kokteil põhjustab teatud muutused ja siis nüüd sellele nagu vastand protsess teatud määral, nii-öelda pööratud puberteet on tegelikult ju menopaus. Siis toimub see, et see kõik, mis sinus üles äratati, see hormonaalne või see nii-öelda reproduktiivvõimekus järglasi toota, see siis nüüd järk-järgult sulgetakse, eks ju, perimenopausis algab peale, pum, ja kuni siis ühel päeval saabub see üks päev, 24 tundi, paus. Enam ei ole. Ja mis juhtub on tegelikult see, et nii nagu puberteedi eas, ja me aktsepteerime tegelikult, vaata puberteedi iga, me aktsepteerime tegelikult ka raseduse eas naiste selliseid nii-öelda hormonaalset tujukust või hormoonide muutumisest või tasakaalu muutumisest tingitud meeleolu muutusi. Me oleme kuidagi ühiskondlikult nõus sellega rohkem. Aga see, mis mind nagu teatud mõttes käivitab, on nagu see, et ja noh, siin ärkab minus üles selline nii-öelda õiglusmoment, et huvitaval kombel, kui naised jõuavad sellesse ikka, nad on kõik sellised olulised asjad ära teinud. Nad on küpsenud, nad on saanud fertiilseks, väga paljud nendest on lapsi sünnitanud, ja siis saabub, ja nad on üle elanud neid igasuguseid hormonaalseid kõikumisi. Nad on kinkinud oma keha, nad on loonud oma kehast kedagi uut. Ja siis saabub moment, kus ja nüüd ma ise lähen nagu jõuliselt sellesse teemasse tegelikult sisse, siis saabub moment, kus kuidagi ühiskondlikult naised nagu ei vääri siis enam toetust, vaid siis on sellel nagu selline väikene selline, ma ei tea muidugi, kuidas see sulle praegu tundub, ma tahaks teada saada, täitsa põnev oleks, aga naised, see periood nagu on jäetud nagu tähelepanuta väga kaua aega ja ühiskondlikult on sellel nagu selline nagu, kuidas öelda, selline negatiivne varjund, et naine, kes teeb läbi oma elu kõige suuremat muutust, siis nendesse suhtutakse kui kellessegi, kes ei suuda oma emotsioonidega toime tulla, et menopausis naistele ei andestata nii palju. Millegi pärast. Kas sulle tundub ka nii või kuidas sulle tundub see ühiskondlik foon või suhtumiste foon?